tere varahommikut, minu äratus oli täna kell 7 ja öösel ärkasin ka mitu korda üles, sellepärast et suutsin eile oma kõrvatropid Tartusse jätta, mis on nagu minu lifesaverid põhimõtteliselt siin Tallinnas, ehk siis lapsed öösel vahepeal ärkavad ülesse ja räägivad midagi ja kutsuvad emmet ja ma olen lihtsalt mingi what? Ja see tähendab seda, et mina ärkan ka ülesse ja ma kuulen väga hästi, mis on mingis mõttes nagu suht halb, sest ma ärkan iga asja peale ülesse ja tavaliselt mul on siis alati kõrvatropid siin öösel magades, aga seekord ma unustasin maha ja ma pidingi siis ärkama lastega koos kell 7 ja täna on siis tädi ja lastepäev. Seega me lähme lastega kindlasti kuskile mänguväljakule ja praegult siis käivad multad, sellepärast et mõõde läks just tööle. Seega eks näis, mis tänasest päevast saab. Ma olen lihtsalt nii väsinud, nagu te näete, siis need kotid mu silmadel on Gucci või Prada või kuidas iganes keegi tahab. Ja proovime siis tänase päeva vastu pidada. Also esimene error juba tuli selle esimese vlogmassiga, ehk siis ma panin vlogmassi osa niimoodi, et ta täna hommikul läheb avalikuks ja seal on siis juba esimene error, ehk siis üks laul oli copyrighted ja siis sinna taustale YouTube nagu ise soovitas mingeid muid laule ja siis see laul hakkab nagu 1 sekund pärast selle vana laulu algamist ja lõpeb 1 sekund enne selle vana laulu lõppemist. Ma ei tea, kas te saate midagi aru, aga see lihtsalt nagu, see tundub nagu nii naljakas seal videos. Ma ei tea, ma loodan, nagu enamus ei pane seda tähele, aga lihtsalt mina märkan seda ja ma lihtsalt mingi okei, päris amatöörlik lüke minust. Jaa, aitäh, aitäh. Sinu oma on see, jah? Meil on siin väike värvimisring. Ja aitäh. Ja hiir anti ka mulle. Hermanil on talvemüts peas toas, ärge küsige. Mina hakkan värvima käpapatrulli ja ma kavatsen seda teha väga hoolikalt, sest ma ei taha emmat alt vedada. Nii et meil on siin väike värvimismaraton käimas ja pärast seda me lähme siis juba õue, nii et lapsed juba vaikselt valmistuvad. Emma tahtis kaamerasse öelda midagi. Mina varbin puhhi. Tõrest ütles mulle, et ma tahan öelda, siis ma ütlesin, et ütle. Siis ta oli mingi, ei, ma tahan kaamerasse öelda. Nii et nüüd ta siis sai kaamerasse öelda, et varbib puhhi. Mis sa veel tahad öelda? Tädi varbib praegu käpapatrulli. Ja minu siin käib väga hoogne käpapatrulli värvimine ja siin on juba keegi mingisuguse plätserdusi enne teinud, nii et ma olen pidanud üle värvima, aga ma olen nagu ütlevata uhke enda üle. Just saying. Ma panin lapsed riidesse, saatsin õue. Nüüd panen iseennast riidesse, lähen ka õue ja õues tundub olevat ja meil emmaga on siis väga süüksed elavad suhted, ehk siis üks hetk ma olen maailma parim tädi ja teine hetk ma olen paha ja kole, nii et oleneb täiesti, mis tuju tal on. Aga rööprähklemine at its best, nii et paneme ennast riidesse, viskame oma roosa lafka selga. Tegelikult peaks selle varsti talveõppe vastu vahetama, aga noh, aega on veel. Ja siis lähmegi juba mänguväljakule. Nägime ühte mega ilusa mustri kiisut siin praegu, nagu leopard. Ta otsib linde. Oi. Põhimõtteliselt saime 20 mintsi siin olla, lapsed juba väsinud ja lähme kohvikusse ja põhimõtteliselt koju tagasi. Nii et siuke päev meil siis täna ja Herma läks peitu lihtsalt. Väike vahepeatus Katariinentalis ja siuke ilus vaatepilt meil siin. Üli ilus on Kadriorus. Üli ilus. Kas õues oli nii külm või? Mis siin on? See on mingi joon sul lihtsalt. Ma tahan tuleks teha. Tule siis teeme. Ei saa. Miks on soe? Sul on ka käed külmad või? Ei ole. Ei ole. Nii tubli, Emma. Käisime siis Katariinentali kohvikus ja see on nagu see Pavlova kook, lihtsalt see on nii hea. Ma viimane kord ostsin ja ma olin lihtsalt mingi, okei, see on räme kallis, aga see on räme hea. See on mingi 4,50 vist maksab ja makroonid on seal mingi 1 midagi. Aga kuna emma tahtis vaarika makrooni, siis ma ostsin talle 2 tükki. Ja siin sees on siis, ma näitan teile natuke paremini. Nagu lihtsalt vaadake seda siin, see Pavlova ja need 2 makrooni, need on nii
nii freaking head. Ja nagu ühes heas reklaamklipis ikka, kuigi see ei ole reklaamklipp, siis see ei ole veel kõik. Väike kaneelirull ka. See näeb ka lihtsalt nii hea välja ja siin on seda safransuhkur või mis see nimi on need suurte tükkidega. Ehk siis jah, ma olen ilmselgelt kõige suurem magussõber maailmas, aga I can't help it, nagu ma lihtsalt ei suuda midagi teha, et seda parandada. Nagu ma armastan magusat nii väga lihtsalt. Ja kuna mul on selline väga crazy nädal või no väga crazy kuu praegult enne jõule, siis ma jõudsin see nädal täpselt 1 korra trenni. Ja võib-olla nädalavahetusel jõuan veel, väga loodan ma jõuan veel, aga jah. That's my life praegu. Tallinna ja Tartu vahet sõidan ja 2 linnas korraga siis põhimõtteliselt elan ka. Aga praegult ma hakkan lastel tegema pelmeene ja siis teen ilmselt kotletisegu ka valmis, et saaks siis õhtul kotlete teha ja ahjukotleid ka. Panin just lapsed sööma, ise sõin ka ära ja tahtsin teile näidata, et siin on kuusepuu küünal, mis oli reaalselt nagu kõige viimasem küünal üldse ja mu õde sai selle veel endale. Nii et siin see on ja on ilusti põlenud ja ma ei tea, kas see nimi on mingi ametihaigus või mis asi see on, aga iga kord, kui ma näen enda küünalt kuskil, siis ma lõikan tahid ära kohe, siis ma hakkan puhastama, ma puhastasin klaasipuhastusvahendiga kõik seest ära, et klaasi seinad oleksid puhtad ja et see oleks ilus küünal ja siis ma lihtsalt hoolitsen oma küünalde eest niimoodi kogu aeg, iga kord, ükskõik kuhu ma lähen, ehk siis kui ma tulen sulle külla ja sul on minu küünal, siis sa võid juba arvestada, et ma jooksen esimese asjana oma küünalt vaatama nagu see oleks minu väike beebi ja siis hakkan seda puhastama, nii et see on üks väga ilusti hoitud küünal ja saladuskattel võin öelda, et ma tellisin 60 küünlapurki juurde, nii et on lootust veel enne jõule saada ka e-poest mõned küünlad. Ja ongi aeg minna magama. Ma loodan, et lapsed on minuga nõus, et nad ei hakka kraaklema ja väike unejutt ja siis ongi lõunatoidu aeg. Erman ei söö patja, ei söö patja. Nüüd tuleb tuttu jääda ja ilusti tuttu. Kas panen teki peale või? Ja ongi märkamatult kätte jõudnud õhtu, ehk siis kell on juba saanud 6. Laste vanemad siis, ehk siis minu õde ja õe Kihlatu läksid teatrisse, siis meie täna chillime lastega siin kahekesi. Ma olen põhimõtteliselt terve päev nendega nagu chillinud. Nii et me hakkame nüüd jälle värvima, sest et värvimine on mu uus lemmiktegevus ja emma valib mulle siis sellest Elsa ja Frozeni raamatust siis välja, mis pildi ma peaks värvima täna. Oi, mis siin toimub? Kas selle värvin? Okei, ma värvin selle ära siis. Also, ma hakkasin just enne mõtlema, et ma olen nii palju ühekordseid maske kasutanud, mis on suht halb, sest et ma tegelikult tellisin T-Style'ist endale mingi 2 nädalat tagasi maskid endale Mikule ja Tanel Veenre lehelt tellisin eelmine nädal ja mitte ükski pole kohale jõudnud, nii et ma ei tea, kaua ma pean veel neid ühekordseid kandma, see on suht halb tegelikult ja ma tulen ennast täna suht juustuna, sest mul on nagu juuksed suht mustad, aga ma lubasin endale, et ma pesen üle päeviti, et ma ei pese enam iga päev juukseid, nagu ma vahepeal tegin, et see ei ole väga norm, et ma tahaks tegelikult üle päeviti pesta. Millal ma värvin juukseid või? Ma värvisin 2 nädalat tagasi juukseid tegelikult. Kas mina olin siis pisika? Päiksest kuumam maantee. Kaua. Ma proovin praegu laulda ja Herman läheb mega kettesse lihtsalt. Taste of your lips, I'm on the way. You're toxic. Miks? Miks tädi ei tohi laulda? Kas sulle ei meeldi, kui tädi laulab või?
soovin, et see oleks skriptitud, aga see ei ole. Kõik minu pardikesed ujuvad vees. Ujub. Ei. Okei, on üks asi, mis siin elus mulle enda juures ei meeldi. See on kadedus. Vaadake seda ilusat pilti. Herman võttis selle pildika ja hakkas seda pilti ära rikkuma. Nagu mul on see pooleli, eks ole. Teeme nii, et tädi ainult värvib seda pilti. Kas sobib? Kas sobib, Herman? Nii kettas. Sobib, jah? Okei, väga. Aga päris uhke enda üle või? Nagu vaadake seda meistriteost. Ja kui ta naerata praegu minu üle, et ma oskasin joonistada 3-aastaste värviraamatusse nii ilusa pildi, tähendab värvida, mitte joonistada, siis jah, teil on täiesti õigus. Lihtsalt vaadake, kui ilus see on. Te ei kujuta reaalselt ette ka, kui kaua ma olen seda hetke ootanud, et seda Pavlovat süüa ja teed juua ja pealtnägijat vaadata. No nii, Taavi Eelat on meil seal valmis, vaatab mind, jälgib. Mina hakkan siin oma Pavlova kooki nautima ja teed jooma ja lihtsalt nii mõnus idüll. Ja siis hakkan monteerima, et te saaksite vlogi vaadata. Nii et aitäh, et sa olid jällegi minuga ja näeme juba homme. Tšau!